Tere! Minu nimi on Seila Peek. Ma õpin maamajanduslikku ettevõtlust ja finantsjuhtimist 3. kursusel ja olen ka ühtlasi üliõpilasesinduse liige. Ja ma olen just üliõpilasesinduse ees. Juu! Nii et lähme sisse ja vaatame, mis seal toimub. Nii, nüüd näitame teile natukene esinduse ruume. Kõige esimene ruum siis on siin põhimõtteliselt sekretäri ruum. Esimene kabinet on meie esimehe kabinet või esinaise kabinet. Me kutsume niimoodi omavahel seda psühholoogi ruumiks. Nii, siit edasi tulles on võib-olla süke ruum, kuhu paljud tudengid ei jõua. Siin on siis meie koosolekulaud, kus me koguneme iga teisipäeva õhtu. Siin on siis see ruum, mida kasutavad peamiselt üliõpilased. See on süke levoruum. Siit edasi on meil ka pisike kööginurk, kus me saame siis ise süüa teha. Ja siin on meie kõige tähtsam aparaat. See on meie kohviaparaat. Ja kus saab veel paremat kohvi kui üliõpilasesindusest? Paneme ka lurri jooksma. Ja esinduse terviseks siis. Nii, üliõpilasesindusse siis kuulub 15 liiget, mis omakorda jagunevad 3 toimkonda. Kultuuri- ja sporditoimkond, mis tegeleb siis peamiselt ürituste korraldamisega. Haridus- ja sotsiaaltoimkond tegeleb siis üliõpilaste murede lahendamisega. Ja veel on meil siis turundus- ja kommunikatsioonitoimkond, mis siis tegeleb sellega, et esindus paistaks silma ja samuti ka siis ürituste promoga. Annabel! Jaa! Kuule, Annabel, räägi meile, kuidas sina sattusid esindusse? Mina sattusin esindusse läbi... ma ütlesin midagi. Mina sattusin esindusse läbi ürituse, mis toimub seltsidele. Siis siin istub meie sekretär, meie kuri Maarja, kes on tegelikult päris sõbralik ja aitab siin üliõpilastel kodutöid teha. Muidugi väikse raha eest. Väikse raha eest aitab teha teisel töid ära. See on paaris töö. See on nagu juba maksta. Ütleme, näe. Ja Maarjale saab siis maksta viipega. Ja seal on hoopis meie aseesimees, kes veel hilistel õhtutundidel on üliõpilasesinduses. Ma asendan, mõtlen toolisoojaks. Istud Anetile hommikuks toolisoojaks. Jaa, ta muidu muutub pahulaks, see on istmesoojendus peab olema. Lisaks kõigele muule tegeleb üliõpilasesindus ka uue Maaülikooli sõrmuse disainimisega. Ja nüüd me lähmegi külla Maksimile, kes õpib Tehnika Instituudis. Tšau, Maks! No, Maksim, mida sa siin teed siis? Kuule tead, teeme siin väikse prototüübi uuest sõrmusest. Kell on peaaegu 9 õhtu ja täna me lähme külla Eevale, kes on meie esinduse üks, võiks öelda, kõige värvikumaid liikmeid. Joo! Tšau! Jee! Ja ka see ei ole veel kõik. Seekord lähme külla Lindale. Linda õpib veterinaarmeditsiini ja praegu on ta praktikal Eesti Maaülikooli väikeloomakliinikus. Siin on siis tema kabinet. Tšau, Linda! Mulle anti selline erakordne võimalus, et ma võin ise minna ja visata lauale pikali ja minust tehakse ära röntgen, et siis näha, et kas mul ikka on kõik ribid alles. Suus käis ikka su kõõnest tunne läbi, aga vaatamegi siis, milline see pilt välja tuli. Nagu näete, minu sees on palju energiat. Et siin on kõik minu energiajooned, minu tšakrad on kõik lahti.
üliõpilasesindus siis koosneb 3 toimkonnast, millest üks on siis spordi- ja kultuuritoimkond. Spordi- ja kultuuritoimkond tegeleb peamiselt ürituste korraldamisega ja praegu ongi käsil installatsioonide paigaldamine, sest tulemas on suur Halloweeni pidu. Läheme vaatame, kuidas neil läheb. Madis, kuidas on senised tööd läinud ja kas on olnud ka juba esimesi tarkeid? Asjad edenevad. Mis ma muud oskan öelda? Ma oskan töid juhatada väga hästi. Väga hea. Meil ongi selliseid mehi vaja, kes käed taskus töid juhatavad. Ja me näeme, et meie esinaine Anett seisab vapralt siin. Anett, kuidas tööd edenevad? Väga hästi, töödejuhataja on platsil. Kas meie esinaine on ise ka peol või? Loomulikult. Nagu nägite, kuulub meie üliõpilasesindusse nii palju erinevaid inimesi ja see ongi see, mis teeb meie koosseisu nii ägedaks. Aitäh, et vaatasite Maaülikooli vlogi ja hoidke meie tegemistel silm peal. Tšau!